Hei, täna on 29. oktoober ja me alustame Kopli kooli televisiooni hooaja avasaatega. 17. oktoobril avati meie kooligaleriis Mäsu, Peeter Mudisti graafika ja mainäitus Põlem mees. Näitus on pühendatud Peeter Mudisti 70. sünniaastava tähistamiseks. Maid on pärit autori ja Mart Leppa erakogust. Peeter Mudisti loomingu sisu pole kerge sõnades kokku võtta. Kõige laiemalt on see inimese suhe maailmaga, eriliste hetkede tabamine. Ta suudab teha igast hetkest loomingut. Unelaulisus, kui teadvusest alateadvuse valda mineku seisund, on iseloomulik kogu Mudisti loomingule. Kunstniku tähelepanu pole pööratud niivõrd füüsilisele kehale kui vaimsele substantsile. Selleks, et kunstnik Mudistit mõista, peab vaatajal olema sama palju empaatiavõimet kui kunstnikul endal. Peeter on kunstnik, kes oskab maalida õhku, mida me kõik vajame. Näitus on avatud teisipäevast laupäevani kella 2 kuni kella 6. Näitus jääb avatuks 17. novembrini. Lisainfot saate Mäsu kodulehelt või Mäsu Facebooki lehelt. Lisaks näituse avamisele toimus 17. oktoobril ka meie mälumängu esimene voor. Põhikooli hulgast võidutses 9C ning gümnasistide hulgast võitis 10M. Lõbus, see on hariv, see on nagu vaheldus võib-olla igapäevase koolielule ja tegelikult see on ka mõnes mõttes minu jaoks sükse väikse traditsiooni elus hoidmine. Kuidas tundub, kas on raske? Jaa on. Ei, väga raske ei ole, aga siin paar küsimusega esines meil mõned taktised. Jaa. Ei ole lõbus, ma arvan. Ei ole. Kuidas oli? Õudne. Miks nii? Mitte midagi ei osanud. Kohati olid küsimused ülikooli tasemel. Sa pole õppinud pooli asju? No, ma arvan, et mida ma ise kahtlesin, kas ma panen sinna Viktoriini või pane, oli see ka mu küsimus, mis oli, et mis on Kõrbu ja Anna perekonnanimi. Selle vastus on Kivirist. Ja ma mõtlesin, et võib-olla mingid nooremad 7. ja 8. klassi lapsed ei ole seda võib-olla lugenud, siis nemad ei või pruugi teada seda. Ma arvan see ja võib-olla ka siis see, et kes on Estonia laemaali, Estonia ooperisaali laemaali autorid. Seda tegelikult ma pean tunnistama, teadsin ise ühte autorit. Päris huvitav. Jaa, veel küll. Iga veerand on üks voor, ehk siis järgmine voor on enne jõuluvaheaega, siis on enne kevadvaheaega, siis on enne, ilmselt mingi aprillikuus on siis viimane voor. Siis 4 vooru kokku. Kas alati peab olema võistkonnas samad liikumised? No võiks olla nende enda pärast. Meile kui korraldajatele see pole oluline. Kuidas oli, kas oli raske? Ei olnud väga raske, kuid viimast küsimust läksid üsna lappama, ütleb ausalt. Ehk siis me teeme selle vooru hüvast jätuks meile maja. Novembril toimub isadepäeva kontsert, millele järgneb lastevanemate üldkoosolek. Selline oligi meie avasaade. Vaadake kindlasti meie Facebooki lehte ning järgmine saade on eetris juba 12. novembril ja meie saadet jääb lõpetama Märt Sults looga Aeg. Kohtumiseni! Vaikuse limik on laotunud üle maa.
Triller tahab täht. Maised mured on jätnud kõiki, nad looduses on üksinda. Päeva väsimust puhkab aeg. Lärmides tänavad ja kestades inimese näod. Oota, kus taarata õnne, kas sa näed? Tormates ühte poodi, et müüa iseennast. Lõpmatalt rasket ja vankrit vead. Aeg voolab kui jõgi, kui liiv. On kordumatu iga hetk, iga viib. Kui oleks olnud jõud, mis peataks mind, siis ajal tekiks väärtus, tekiks hind. Igavik on ilus, see pürgimist väärt. Püsib rahu, kui puudutab taeväärt. Tähetriller kaugeks vaikseks kadunuks jääb. Püsib rahuga igavik, kuid aeg jääb. Aeg voolab kui jõgi, kui liiv. On kordumatu iga hetk, iga viiv. Kui oleks olnud jõud, mis peataks mind, siis ajal tekiks väärtus, tekiks hind. Aeg voolab kui jõgi, kui liiv. On kordumatu iga hetk, iga viiv. Kui oleks olnud jõud, mis peataks mind, siis ajal tekiks väärtus, siis ajal tekiks väärtus, siis ajal tekiks väärtus, tekiks hind.